kes on tulnud siia oma suure lipuga, kuid nüüd Bulgaaria hümn. Valikgrupis on Bulgaaria kogunud 11 punkti ja on sellega liider. Horvaatial on 10 punkti, Horvaatia on sellega teisel kohal, Belgial samuti 10 punkti. Eestil on punkte 8 ning sellega hoiab Eesti meeskond 4. kohta ja punkti arv avamata on Andorral. Tänast kommentaari teeme koos Aaro Mõttusega. Loomulikult selle kohtumise favoriit on Bulgaaria, sellest kahtlustki ei ole. Bulgaarlastel on seda võitu edasti vaja, sest see viiks neid väga suure sammu edasi EM-finaalturniiri poole. Aga ma usun, et meil midagi karta eriti ei ole selles mõttes, et näiteks eilne alla 21-aastaste mäng jättis Eesti poole pealt väga hea mulje ja see süstis ilmselt optimismiga tänaseks. Nii et ma arvan, et tänases mängus eestlastel on omad šansid, sellepärast et kui bulgaarlaste tugevaim lüli on ehk just rünnak, siis kaitses kindlasti bulgaarlased jätavad eestlastele võimalused. Eks kõige kriitilisem tuleb kindlasti esimene veerandtund, kui bulgaarlased alustavad kindlasti turmtulega ja üritavad siis lüüa selle kohtumise kiiret väravat, aga Eesti meeskond loodame, et mängib seda kohtumist hingestatult nii nagu 2. aprillil A. Le Coq Arenal, kui mäng lõppes viigilise tulemusega 0-0. Ja loeme siis Eesti meeskonna koosseisu. Arno Paipers on saatnud järgmised mehed väljakule. Väravas Mart Poom, kaitseliinis Teet Allas, Andrei Stepanov, Enar Jääger ja Urmas Rooba. Neile neljale tuleb kindlasti väga raske koormus selles mängus. Poolkaitses Meelis Rooba paremal äärel, keskel Liivo Leetmaa ja Marko Kristal ja vasakul äärel on Joel Lindpere ning Andres Ooper mängib keskel kohe Kristen Viikme selja taga, nii et Kristen Viikme on ainus mees meil ründel, nii et eks see ongi Pipersi taktika mängida madalas kaitseformatsioonis praegu ja vaadata, milliseid olukordi siis võimaldab mängukäik esimesel poolajal ja loomulikult me loodame oma kiiretele vasturünnakutele, nii nagu juhtus see ka A. Le Coq Arenal Tallinnas. Ja Bulgaaria koosseis. Väravas Dimitar Ivankov, kaitses Daniel Borimirov, Rosen Kirillov, Iljan Stojanov ja Ivailo Petkov. Poolkaitses Soran Jankovic, Stiljan Petrov, Marian Hristov ning rünnakul Martin Petrov, Velizar Dimitrov ja Dimitar Berbatov. Seega bulgaarlased lähevad Eesti vastu koguni kolmekesi rünnakule. Seda oli ka arvata. Mäng Levski staadionil algas, ees on ootamas kindlasti väga huvitavad ja põnevad 90 minutit. Stepanov saatis kohe pika palli ette ja arvan, et enam see ei olegi väga suur üllatus, et Arno Paipers usaldas kaitsesse mängu kõige noorema mehe. See on 18-aastase Enar Jäägeri Andrei Stepanovi kõrvale, sest Enar Jääger mängis ju väga tublilt just Bulgaaria vastu A. Le Coq Arenal ja sai ka väga palju kiidusõnu just peatreener Arno Paipersit oma külma närvi tõttu. Jah, sellepärast bulgaarlased tõenäoliselt väga palju selliseid õhusööte ei anna oma ründajatele ja just on bulgaarlased väga ohtlikud karistuse lähistel, nad on väga tehnilised ja ehk selle tõttu Enar Jääger väga kiire ja sellise täpse mängijana on võib-olla päris hea valik isegi. Hästi, praegu Kristal võttis palli nüüd
Petrovilt käest ära ja siin Rooba eksis praegu sööduga, nii et keskväljal kontrollivad palli hetkel bulgaarlased. Berbatov jättis selle tagasi, nii et taas võtavad siis bulgaarlased oma rünnakujoonise üles. Seda oli ka arvata, nii et käib esimene mänguminut. Bulgaarlased ründavad, lühiks söötudega sealt ees ja nüüd tekkis väikene peatolek praegu Eesti meeskonna kaitseliinis. Õnneks Teet Allas sai palli kohe ära lükata, aga uuesti jätkuvalt Berbatov ja Allas saadab palli nüüd üle küljejoone, nii et Audi sissevisk õigus Bulgaaria meeskonnal. Ivailo Petkov, Fenerbahce mängija, pani palli mängu. Eesti kaitse suutis palli oma Karisola lähistelt suunata eemale ja nüüd bulgaarlased otsivad oma rünnakuvõimalust. Stojanov, püstsööt ette Martin Petrovile, aga Petrov ei saanud palli kätte. 24-aastane Martin Petrov mängib siis Saksamaa Bundesliga klubis Wolfsburgi, seal mängib ta juba 4. hooaega, on mänginud 34 kohtumist Bulgaaria eest ja löönud 3 väravat, kui siin on Eesti koondise peatreener Arno Paipers. Mart Poom ei kiirusta palli mängupanekuga ja teenib ka publikult sellise pahase mõmina. Ülekontserdi lõpuks saatis selle palli ette sinna Kristjan Viikme suunas, aga selle õhupalli noppisid bulgaarlased Viikme käest ära, nii et taas Martin Petrov lükkas palli tagasi Ilja Stojanovile, Stojanov Rosen Kirillovile ja Daniel Borimirov on seal parem kaitse koha peal. See oli võib-olla Plamen Markovilt üllatuskäik panna Daniel Borimirov, nende poolkaitsja, mängima paremat kaitset. Müncheni 1860 meeskonna poolkaitsja. Siin teeb Audi sisseviske just nimel Borimirov. Kristal, kogenud mängumees, kes täna mängib oma 133. kohtumist Eesti koondises. Meelis Rooba. Eks enne kohtumist oli Arno Paipersil mitmeid küsimärke, keda panna vasakule äärele, keda panna paremale äärele, sest paljud põhikoosseisu mängijad on vigastatud ja viimasel hetkel sai vigastada just Sergei Terehov, Soomes mängiv FC Haga poolkaitsja, ning Terehovi seal vasakul äärel asendab siis Joel Lindpere. Paremal äärel on meil pikka aega vigastatud Gert Haavistu ja täna mängib siis parem poolkaitsja kohal Meelis Rooba, nii et 2 venda, Urmas Rooba ja Meelis Rooba, kui siin sai jala vahele Teet Allas ning Martin Petrov teeb Audi sisseviske. Jankovic, kannasööt efektselt nüüd Petrovile, sööt ja Berbatov ei saanud end kohe löögile mängida. Olukorda kontrollis ka Mart Poom, nii et esimene ohtlik olukord Eesti väraval. Kui näeme seda olukorda veel kord kordusest, igal juhul nägime, kui ohtlikult ründavad bulgaarlased ja saadetakse neid pikki õhupalle sinna ette Dimitar Berbatovile, kelle pikkust 1,88 m, kes oma koondise karjääri jooksul on löönud ka 10 väravat. Noor 22-aastane mängumees. Eestlased võtavad rünnaku üles. Joel Lindpere ei saanud palli kätte. Bulgaarlased keskväljal ja Lindpere tegi nüüd vea. Kohtunik hoiatab Lindperet, et järgmine kord näitab ta juba kollast hoiutuskaarti. Borimirov. Kohtunik rahustab mehed maha. Näeme seda olukorda, kui Lindpere eest võeti nüüd pall puhtalt ära ja oma viga heastada tegi siis vea Velisar Dimitrovi vastu. Käib 5. mänguminut Sofias, kohtumise seis on 0-0. Marian Hristov viis palli vasakule, kus on Ivailo Petkov. Petkov uuesti Hristovile. Hristov korraks kukkus, sest väljak on libe. Vahetult enne kohtumist kasteti. Muru on ideaalses olukorras. Allas. Ja uuesti vilistab kohtunik vea Meelis Roobale. 2-3 viga järjest on teinud eestlased enda rünnakul, mille kohtunik fikseerinud. Väljaku kohtunik on Saksamaalt Franz Xavi Pakk. Ja paremalt äärelt seekord lähevad bulgaarlased. Hristovilt hea sööt, aga Urmas Rooba mängis kindlalt ja nüüd tuleb kohtumise esimene nurgalöök mängu 6. minutil.
ja nurgalööki läheb andma Martin Petrov, 24-aastane Wolfsburgi poolkaitsja. Lühidalt mängisid bulgaarlased nurgalöögi lahti, uuesti Petrov tsenderdus ja palli noppis ära Andrei Stepanov. Hästi täpne sööt praegu ette Joel Lindbergile. Lindberg on seal kahe bulgaarlase vastas, mida teeb? Läks nüüd läbi praegu bulgaarlasest. Nüüd on vaja oodata ka keskel olevaid mehi ja lõppkokkuvõttes ikkagi Lindberg selle palli kaotas. Talle tuli ka abi ka keskelt, lülitus rünnakule Kristen Viikma ja paremalt äärelt Meelis Rooba, aga Joel Lindberg läks liiga nurka ja sealt kaotas ta palli. Uuesti bulgaarlased. Kui eestlastel põhimure nüüd esimesed 15-20 minutit on bulgaarlaste surve vastu pidades, bulgaarlastel loomulikult on esmaülesanne võimalikult pea värav lüüa, sellepärast et mida mäng edasi, seda närvilisemaks nad tõenäoliselt muutuvad ja eestsed üha kindlamalt ennast tundma hakkavad. Nii et bulgaarlastel on Berbatovi Jankovitši kõrval on kaks väga teravat äärt, number 10 Dimitrov ja number 17 Martin Petrov, kes ka juba ennast näidanud on. Et nende meestega peavad Eesti kaitsjad väga ettevaatlikud olema. Borimirov paremalt äärelt. Ja nüüd vale sööt Borimirovilt, aga kõige paremini ei lahendanud olukorda Kristen Viikma. Marian Hristov, Kaiserslauterni poolkaitsja, sööt Martin Petrovile. Petrov on olnud väga aktiivne praegu esimese 5 mänguminuti jooksul. Jankovitšilt sööt nüüd Berbatovi suunas ja õigel ajal õiges kohas oli Urmas Rooba, Taani meister FC Kopenhaageni rivistuses. Ja uuesti fikseerib sakslasest kohtunik vea meie koondise vastu. Borimirov pani kiiret palli mängu, uuesti Taani Borimirov palliga. Mängib siis 9. aastat Bundesligas Müncheni 1860 meeskonnas. Parem kaitse kohal täna kohtumises Eesti vastu. Bulgaarlased kaotasid nüüd palli ja Meelis Rooba. Ja sööt Ooperile, aga lõppkokkuvõttes Ooper selle palli kaotas ja uuesti bulgaarlased võtavad nüüd rünnaku üles. Otsitakse Berbatovit, Berbatov sai rinnakant palli ette mängida, aga Enar Jääger külmavereliselt võttis tal palli puhtalt ära. 18-aastane mängumees Enar Jääger paistis ka selles olukorras hästi silma. Uuesti bulgaarlased, Borimirov, Dimitrov, uuesti Borimirov. Berbatovile pea peale. Ebamugavast positsioonist sai Berbatov enda löögile mängida ja pall läks kõrge kaarega üle eestlaste värava. Näeme, kui hea sööt nüüd Borimirovilt. Nii et mängitud on 9 minutit. Sofias Levski staadionil on Euroopa meistrivõistluste valiksarjas vastamisi Bulgaaria ja Eesti. Meelis Rooba, pikk sööt ette Andres Ooperi suunas, aga ka bulgaarlased eksivad ja kaugelt lõi Viikme peale. Et eks esimese poole jooksul Eesti ründab harva, ründab siis, kui talle seda võimalust antakse. Bulgaarlased taas pikk sööt ette, Andrei Stepanov noppis palli ära, kas annab nüüd Allasele? Allas sai palli, Allas on löönud oma koondise karjääri jooksul 2 väravat, üks kaunim kui teine Moldova vastu ja sel aastal ka Andorra vastu. Martin Petrov ja praegu blokis teda Teet Allas ning väljakukohtunik vilistab meie mehele vea. Nii et taas karistuslöök bulgaarlaste kasuks ja näeme siin Martin Petrovit võitluses Allase vastu. No, Petkov muidugi hakkas kukkuma juba enne, kui kontakt Allasega tekkis ja eks need bulgaarsed seda hakkavad üritama siin mängu käigus veel ja veel. Poom juhendab omasid, Ivailo Petkov, number 4, bulgaarlaste vasakkaitsja on palli juures. Meelis Rooba, ainus mees seal, temal tee peal ees. Pikk sööt uuesti Berbatovi suunas ja hästi praegu tõrjus Poom selle löögi, kuigi Marian Hristov sai uuesti end löögile mängida. Kaitses Mart Poom Eesti väravat väga hästi, nii et see oli kõige ohtlikum hetk kohtumise 11. minutil. Näete, lähilöögi tõrjus meie Mart Poom, kes Inglismaa esimeses liigas on Sunderlandi eest mänginud viimastes kohtumistes väga hästi, 3 viimast mängu, 0 mängud, nii et Mart Poom on heas vormis ja see on meile väga tähtis, eriti sellises raskes mängus Bulgaaria vastu. Ja, mängu alguses on
üsnagi suurtest raskustes olnud Eesti kaitsjad just Dimitar Berbatoviga. Mitu korda on ta pääsenud peaga löögile ja praegu küll väga ohtlikult. Andrei Stepanov ei suutnud teda õigel ajal katta ja pealelöök oli väga ohtlik. Nüüd siis Allas eksib Audi sisseviskel. Kergelt anti pall nüüd ära, kergelt anti pall bulgaarlastele. Vilistab kohtunik vea Viikme vastu uuesti. Daniel Borimirov. Joel Lindberg tema vastu. Ja sööd praegu Belisar Dimitrovile. Dimitrov ja Borimirov mängivad seal paremal äärel väga hästi omavahel kokku. Nägite, palli saigi nüüd Dimitrov. Ja hullemast päästis Eesti meeskonna 25-aastane Urmas Rooba. 53. kohtumine Roobal Eesti koondise eest. Ta on löönud selle aja sees ka ühe värava oma debüütmängus Balti turniiril 96. aastal Läti vastu. Teine nurgalöök Bulgaaria kasuks. Seekord mängiti kõrgelt lähi. Berbatov sai end löögile mängida, aga mida kohtlikku ei tulnud sellest. Viikme peaga üritas anda nüüd Roobale. Rooba saigi palli kätte. Tema vastu mängib Petrov. Käib äge võitlus ja lõpuks vilistati viga Eesti mängijale. Stiljan Petrov on siis 2. Petrovi on täna väljakul Bulgaaria meeskonnas. Üks on Stiljan Petrov, kui mängib Glasgow Celticus ja teine Martin Petrov mängib siis Bundesligas Wolfsburgi klubis. Ja nüüd tuleb kollane kaart Marko Kristalile. Ja see on väga halb, sest Kristalil oli kollane kaart juba all Horvaatia vastu ning järgmise mängu, kui Eesti peab 11. oktoobril Brüsselis Belgiaga, Kristal mängida ei saa. Keskkaitses on meil liigi probleeme olnud viimasel aastal, sest Martin Reim on pikka aega olnud vigastatud, aga Martin Reim nüüd selle operatsioonist on päris hästi taastunud ja loodame, et Belgia vastu saab Reim ikkagi väljakule tulla. Kui nüüd karistuslöök, Poom rusikatega tõrjus selle. Ja väga hästi Andres Ooper lööb palli eemale väravast. Ei ole kerge olnud esimese mängu 13 minuti jooksul. Bulgaaria ründab lakkamatult. Poom on mitu korda meeskonna päästnud halvimast. See ongi väravahi töö. Ja jälle fikseeritakse viga Eesti koondise vastu. Väga aktiivselt mängib number 10 Belisar Dimitrov paremal äärel ja ka Martin Petrov, keda jätkub nii paremale kui ka vasakule äärele. Ja tegi Urmas Rooba. Taas karistuslöök bulgaarlastele. Palli juures on 33-aastane Daniel Borimirov. Kõige kõrgemale tõusis Rosen Kirillov, nende keskkaitsja. Nii et karistuslöökide lahti mängimisel kaitsjad väga tihti lülituvad ette rünnakule. 31-aastane Mart Poom ja siin näeme 30-aastast Marko Kristali, kes teenis siis üle-eelmise olukorras kollase kaardi. Kristal mängib siis täna oma 133. kohtumist Eesti koondise eest. Järgmise mängu peab ta Belgia vastu vahele jätma. Ja nüüd annab väga ohtlikult palli tagasi Dimitrov, aga ei suuda siiski Kristjan Viikme saada palli 3 kaitse vastu. No nüüd, kui rääkida meeskonna taktikas, siis praegu on kohad vahetanud number 10 Belisar Dimitrov, kes enne mängis paremal äärel, läinud vasakule ja Martin Petrov on tema koha peal seal paremal äärel. Nii et sellised taktikalisi muudatusi teevad bulgaarlased. Ja, oma koduklubis Wolfsburgis mängib ka Petrov kogu rünnaku ulatuses, liigub nii vasakult kui ka paremalt ja lööb ka keskelt peale, nii et väga selline energiline ja väga ohtlik mängija. Noh, teda võrreldakse mingil määral ka Hristo Stoichkoviga. Loodetakse, et Martin Petrovist tuleb samasugune kuulus mängija kui Hristo Stoichkovist. Bulgaaria jalgpall kindlasti maailmas leidnud suurt tunnustust. 9 aastat tagasi jõuti USA's peetud maailmameistrivõistluste finaalturniiril koguni poolfinaali. Pronksimäng kaotati Rootsile suurelt seal, kui Berbatov, hästi segas teda Andrei Stepanov oli see, kes segas Berbatovit, aga igal juhul Berbatov mängib ohtlikult ees ja Stepanov on raskustes tema vastu. Jankovic. Kuidas vabaned praegu ja Bulgaaria lööb selle esimese värava ning värava autoriks on number 17 Martin Petrov.
eksis meie kaitseliin ning 16. mänguminutil läksid bulgaarlased 1-0 juhtima. Martin Petrov lõi sellega oma 4. värava Bulgaaria eest. Jah, Zoran Jankovic oli sööduandjaks, andis hea diagonaalsöödu Enar Jäägeri ja Urmas Rooba vahel. Urmas Rooba jääb Urmas Rooba jookseb siin Martin Petroviga kaasa, aga laseb ära petta ja Martin Petrov lähimasse nurka. Ja nii, et ette nurka Petrov lõi selle palli ja ei suutnud Como meeskonda päästa. No sellest on tuline kahju. 16. mänguminutil avasid bulgaarlased mänguseisu. Said oma tahtmise 1-0. Eesti aga ründab nüüd läbi Kristen Viikme. Viikme, tema vastu Iljan Stojanov, uuesti Viikme. Ning Ivailo Petkovist läks nüüd pall out'i. Oleme jäänud ühe väravaga kaotusseisu. Väravautor on seesama mees Martin Petrov, Bundesliigas Wolfsburgi klubis mängiv poolkaitsja. Ja selle Meelis Rooba senderduse noppis Dimitar Ivankov. Levski põhiväravaht asendab siis Bulgaaria koondise põhiväravaht Zdravkovi. Aga bulgaarlaste väravahil esimese mängu 17 minuti jooksul palju tööd ei ole olnud. Nii et Eesti on 0-1 taga. Bulgaaria ründab. Võib öelda, et Eesti koondis ei ole täitnud seda ülesannet, et pidada esimesed 15-20 minutit vastu. 15 küll pidas, aga 20 minutit, nii et see surve siiski murdis Eesti koondise. Rooba, Allas, Ooper. No eks nüüd peab ka rohkem avanema Eesti meeskonna mäng. Ja väga kergelt tõepoolest abikohtunikud fikseerivad peakohtuniku eest neid vigu ja peakohtunik on seetõttu sunnitud vilistama. Väga kergelt bulgaarlased kukuvad. Kirillov, Borimirov. Nüüd on ka bulgaarlaste mäng rahunenud. Marjan Hristov. Näeme siis väravautorit. Rahulikult saab platsil kõndimas. Iljan Stojanov. Borimirov. Jankovic, see väravasöödu autor. Hristov. Martin Petrovi suunas. Nüüd äsja kiitsime Martin Petrovi, kellest oodatakse uut Hristo Stoičkovit ja nagu selle kinnituseks lõi ta ka kohe värava. Uuesti Petrov. Allas peatas hea hinnaga. Seekord kohtunik näitab, et ei olnud midagi. Allas teeb kiire auto sisseviske Viikmele. Stiljan Petrov jättis palli tagasi ja näete, et bulgaarlased ei kiirusta enam pärast esimest kiiret väravat. Nii et 16. mänguminutil lõid bulgaarlased värava. Ja 8. valikgrupi liider Bulgaaria on kogunud seni siis 11 punkti. Järgmine vastan järgmisel kolmapäeval on Andorra, kui Martin Petrov läheb uuesti. Stiljan Petrov. Aga enne oli kohtuniku lipp püsti. Stiljan Petrov oli suluseisus. Näeme siis kordusest veel kord seda. Siit on raske öelda, aga kohtunik tõstis lipu. Kui Liivo Leetmaa keskväljal palliga. Marko Kristal. Ooper. Ooperi sööt ei jõudnud Meelis Roobani. Marjan Hristov. Velisar Dimitrov. Kui Eesti mängis 20. augustil sõpruskohtumist Poolaga, siis Sofias olid vastamisi Bulgaaria ja Leedu ja selle kohtumise Bulgaaria võitis 3-0. Tõsi, Leedu koondise eest ei mänginud koguni 7 põhikoosseisu mängijat.
Ja nüüd on aega bulgaarlastel veeretada palli valdavalt oma poole peal, aga nii kui pall satub eduriivi kätte, lähevad liigutused palju kiiremaks ja alati on oht õhus. Ivailo Petkov teeb nüüd selle audi sisse viskaja 27-aastane Venerbatse vasakkaitsja, 46 kohtumine temal Bulgaaria eest. Ja jälle kukub väga kergelt Bulgaaria ründa, aga kohtunik nüüd on võtnud teise joone ja ei vilista enam iga kukkumist. Kuigi enne kohtumist arvasime, et sakslasest väljaka kohtunik ikkagi laseb jõulist mängu ära. Nüüd saab Eesti koondis karistusvägi õigus. Allas mängib Andrei Stepanoviga. Samakorda lükkab palli Enar Jäägerile. Jääger tagasi Stepanovile, käib kohtumise 22. mänguminut. Eesti on 0-1 kaotusseisus. Stepanovilt püssööt ette Viikme suunas. Viikme ei ulatunud pallini ja rahulikult veeres see pall üle otsajoone. Nii et Eesti mängud Euroopa meistrivõistluste valiksarjas algasid meil hästi. Võõrsil eelmisel aastal tegime Horvaatiaga 0-0 viigi. Kodus kaotasime kõige napimalt Belgiale 0-1, kuid seejärel kolmanda mängu tegime Bulgaariaga samuti 0-0 viigi, nii nagu võõrsil Horvaatiaga. Seejärel aristusime 2 korda järjest Andorra võrdse tulemusega 2-0 ning kodus jäime üsna napilt alla Horvaatiale 0-1 ja nüüd oleme ka 0-1 kaotusseisus Sofias väga tugeva Bulgaaria vastu. Hollandis ja Belgias peetud Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril 3 aastat tagasi teatavasti Bulgaaria meeskond ei jõudnud. Inglismaal 96. aastal toimunud finaalturniiril bulgaarlased mängisid, aga alagrupist edasi ei saanud. Nii et nüüd ollakse pärast vaheaega taas minemas Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri suunas. Petrov. Ja väga ohtlikult andis Allas praegu tagasi, aga Stepanov suutis siiski palli ära toimetada oma karistuse lähistel. Ja nüüd on raskustes Meelis Rooba, suudab palli ette sööta, aga pall läheb Kristjan Viikme ja Ooperi vahele, nii et lõpuks jõuab ta väravat Ivankovile. Suhteliselt passiivsed on Eesti äärepoolkaitsjad, eriti Meelis Rooba. Kui kaitses tema äär veel peab enam-vähem, siis rünnakul on tema panus küll suhteliselt kasin. Arno Paipersil on valik teisel poolajal ja selleks on Maksim Smirnov tuua paremale poolkaitse kohale. Aga vaatame, kuidas see mäng siis esimesel poolajal ka lõpeb. Käib 24. minut. Urmas Rooba võttis nüüd palli ja nüüd tagasi Enar Jäägerile, viib palli siin ettepoole. Aga bulgaarlasest läks nüüd pall omakorda auti. Leetmaa mängib palli ette ja see jõuab uuesti väravat Ivankovi kätte. Bulgaaria alustas EM-finaalturniiri väga hästi. Kõigepealt alistati võõrsil Belgia 2-0, seejärel kodus Horvaatia täpselt sama tulemusega. Andorra mängiti üle kodus 2-1 ning esimene tagasilöök oli 2. aprillil A Le Coq Arenal Tallinnas, kui Bulgaaria tegi Eestiga siis 0-0 viigi ning järgmise mängu tegid nad samuti viigi, seekord siis Belgia vastu 2-2. Ütleb Zoran Jankovic Mart Poomile peal. Zoran Jankovic on siis serblane, kes omab Bulgaaria passi ja mängib sellises eksootilises riigis nagu Hiina Talion Shide klubis. Üldse Bulgaaria põhikoosseisus on 4 meest, kes mängivad oma liigas ja 7 meest, kes mängivad välisklubides. Enamus siis Bundesliigas, Berbatov Leverkuseni Bayeris, Marian Hristov Kaiserslauternis, Martin Petrov Wolfsburgis. Ja nende keskvälja liider Stiljan Petrov mängib Glasgow Celticus ja pikendas kevadel 4 aasta võrra siis lepingut Glasgow Celticuga. Nüüd oli Eesti koondisel üks rünnakuüritusi. Meelis Rooba tsenderdas, aga see pall jõudis küll vasakusse äärde, kuid meie mängijaid seal ei olnud. Nii et alla 20 minuti jääb esimest poolaega mängida
bulgaarlased enam väga ei kiirusta. Nad juhivad 1-0 Martin Petrovi väravast. Petkov, värava autor Petrov. Seda katab Meelis Rooba. Stiljan Petrov. Ivailo Petkov. Mäng viidi nüüd üle paremal äärele, kus on Daniel Borimirov. Kristov. Jankovic. Urmas Rooba. Väga riskantselt mängib. Ja nüüd jällegi abikohtunik on see, kes fikseerib vea, väljaku kohtunik ei näita esialgu midagi. Aga meie õnneks seekord karistlöök meile. Leetmaga annab kohe nüüd Meelis Roobale. Rooba spurtis siin ette, aga sööt oli ebatäpne. Nii et taas pall keskel. Berbatov hüppas kõige kõrgemale. Enar Jäägeri käes on pall. Hüppas selle tagasi Poomile. Ja nüüd võidab Ooper õhuvõitluse, aga Viikmäe siiski ei suuda number 3 Kirillovist mööda mängida ja eksib siin väravat. Ooper, aga väravaht Dimitar Ivankov päästis oma meeskonna halvimast, nii et heastas oma vea, kui nii võib öelda. Kahjus oli suurepärane võimalus Eesti meeskonnal viigistada see kohtumine. Näete, kuidas Andres Ooper läheb nüüd läbi. Oleks võinud ühe petteliigutuse teha, üritas aga tõsta üle väravvahi ja väravvaht nägi selle manöövri läbi. Hiljaks ei löögiga Ooper. Lasi palli liiga, väravaht jooksis õigesti vastu ja suutis likvideerida olukorra. Ja nüüd saab vigastada number 22 Iljan Stojanov. Talle antakse arstiabi. Ega selliseid kingitusi väga tihti mängu jooksul ei tehta. Kahju oli praegu eestlastel võimalus lüüa viigivärav. Meie tähtmängija Andres Ooper aga oma võimalust ära ei kasutanud ja näete siis Eesti meeskonna varumeeste pinki. Väravaht lõi palli otse Andres Ooperi suunas. Ooper aga kingitust vastu ei võtnud. Ja nüüd nurgalöök ja Eesti mängib lööp ja viimane mees oli ikkagi Stiljan Petrov, kes julgestas oma väravvahti Dimitar Ivankovi. Nii et eestlastel 2 head võimalust viimase 2 mänguminuti jooksul. Ei olnud õnne praegu eestlastel. Pall oli seal bulgaarlaste värava esisel väravajoonel isegi võib-olla ja ei läinud sisse. Nii et Eesti meeskond on suutnud siis viimastel minutitel elevust pakkuda, aga mängu seni ei ole suudetud päästa, oleme ikkagi 0-1 kaotusseisus. Stepanov, allas näeme siis Plamen Markovit, Bulgaaria koondise peatreenerit, kes elas üle need ärevad hetked. Ja nüüd omavahel bulgaarlased keskväljal Jankovic ja Stiljan Petrov hakkasid sõimama vastastikku, et ebatäpsete söötude pärast. Käega mängis praegu Kristjan Viikmäe. No nende eelnevate episoodi juurde võiks öelda, et positiivne meie jaoks on see, et kindlust need Bulgaaria kaitsele ei lisa, eriti väravahile. Noh, kurvaks teeb see, et nende väravvaht Dimitar Ivankov, kes on tegelikult ju nende teine väravvaht Zdravko Zdravkovi järel ja mängis ikkagi viimased olukordi päris kindlalt, kuigi ise eksis oma väljalöögiga. Aga ikkagi 1-1 olukorra likvideeris. Aga vaatame. Mänguaega on veel küll ja küll, käib 30 minut esimesest poolajast, taas bulgaarlased ründavad. Stiljan Petrov, Ivailo Petkov, püssööt ette Martin Petrovi suunas, allas mängib tema vastu, nüüd on siis Petrov taas vasakul äärel. Uuesti Wolfsburgi kaitse nägite, tõstis üle Mart Poomi, nii et väga hästi mängib see number 17. Wolfsburgi poolkaitsja, 24-aastane Martin Petrov. Episood sai alguse sellest, et jäeti Petrov üksinda Allase vastu. Ei tulnud appi Meelis Rooba, kuigi olnuks õigeaegselt Meelis Rooba abis saanuks nad selle pallist Petrovilt juba enne selle ohtliku olukorra algust ära võtta, aga nii ohtlikuks jah lasti see. Murul lebab praegu Velisar Dimitrov, 24-aastane CSKA poolkaitsja. Eks need mõlemad ääred on väga teravad, see number 10 Velisar Dimitrov paremal ja Martin Petrov vasakul, aga nagu värava olukorras me nägime, Petrov oli siis liikunud juba paremal äärele ja vahetas kohad Velisar Dimitroviga. Nii et sellist segadust nad seal meie kaitseliinile tegid ja lõpuks siis 16. mänguminutil lõid bulgaarlased avavärava. Velisar Dimitrov on 24-aastane,
Sofia armeeklubi CSKA mängija, kes on seni mänginud 3 mängu ja löönud 2 väravat ja võitnud Plamen Markovi usalduse. Et on pandud täna ka algrivistusse. Leedu vastu lõi ta värava, oma esimese koondise värava. Ja ta alles 4. mäng tal Bulgaaria koondise eest. Käib 32. mänguminut. Veel ei ole kadunud kõik. Ka vastased eksivad, nagu me nägime. Jälle segadus meie poolkaitsete ridades. Ei mõistnud üksteist Liivo Leetmaa ja Meelis Rooba ja Meelis Rooba ei tule ka tagasi. Nii et Jankovic palliga, Jankovic annab alati neid häid sööte. Ja siin lasi Mart Poom palli üle otsajoone veerda. Number 8, Zoran Jankovic. 11. kohtumine Bulgaaria eest ja longates tuleb väljakule tagasi Velisar Dimitrov. Mart Poom, 31-aastane Sunderlandi väravvaht, 94. kohtumine temal Eesti koondise eest. 3 nullimängu siis on järjest teinud Inglismaal. Debüüdi tegi Poom 11 aastat tagasi Sloveenia vastu. Jällegi võitis siin Viikmäe õhuvõitluses palli, aga siiski. Ja nüüd Ivankov, teine katse, õnnestub pall ära lüüa. Verbatov, Dimitrov. Platsile Eesti naasnud. Lindpere läks ja võttis talt palli puhtalt ära. Lindpere nüüd võis ka üle tüki aja väljakul märgata. Ja nüüd saab Dimitrov vähemalt suulise hoiatuse kohtuniku käest. Enar Jääger. Mäng on üldiselt võrdsustunud. Pärast neid meie koondise võimalusi küll tundus, et bulgaarlased ka nagu uuesti ärkasid ja üritasid väga teravaid rünnakuid teha, aga siiski nüüd on jällegi kõik bulgaarlased oma väljaku poolel ja eestlaste võimalused. Ja nüüd on suluseisus Meelis Rooba. $33 minutit on mängitud esimesest poolajast. Näeme koguni 2 eestlast on jäänud sinna suluseisu. Rosen Kirillov, Daniel Borimirov. Need rahulikud kaitsepaar omavahel vahetab seda palli. Ja nüüd Borimirov kiirendas. Ja vale sööd annab keskkaitse Kirillov. Kas tuleb kiire vastu Eesti meeskonnal? Aga ja Kristeli vastu tehakse viga. Stiljan Petrov tegi selle vea. Ja Viikmäe peale uuesti Viikmäe suudab palli edasi suunata peaga aga väravahti Pankovile. Ka publik on väga vaikseks muutunud pärast seda esimest väravat. Ja nüüd pikk sööt, aga Stepanov, Leetmaa ja palli jõua Meelis Roobani jälle. Martin Petrov. Kui pall on selle number 17 käest, tuleb alati tähelepanelikult jälgida, mida ta sellega teeb. Võitleb seal Meelis Rooba vastu. Läheb nüüd keskele. Daniel Borimirovile andis söödu. Borimirov ilusti üritas anda söötu Velisar Dimitrovile, aga Lindpere lõikas söödu vahelt. Enar Jääger. Andrei Stepanov. Stepanov püstsööt ette Viikmäe suunas, aga Viikmäe jäi suluseisu. Nii et 35 minutit, 10 minutit esimest poolaega jääb veel mängida. No, väga vaieldav on see kohtuniku otsus, aga kohtunik suluseisu fikseeris igal juhul. Ja nüüd jällegi suhteliselt ebakindlalt mängivad Bulgaaria mängijad oma väljaku poolel. Ooper ja Viikmäe käisid vastaste kaitseliinile peale, aga palli ei suutnud ikkagi ära võtta. Dimitrov võitluses Joel Lindpere vastu. Stiljan Petrov, diagonaalsööt üle väljaku Martin Petrovile ja Ivailo Petkov. Stojanov. Stojanov läheb ise üksi 3 eestlase vastu ja Leetmaa peatas ta väga kindlalt. Meelis Rooba.
Ja nüüd saab esimene kollane kaart Bulgaaria koondislasele, see number 22 Iljan Stojanov. 26-aastane Levski kaitsemängija saab siis bulgaarlaste poolt esimese kollase kaardi, kui eestlaste esimese kollase kaardi teenis Marko Kristal. Teet Allas jättis palli Andrei Stepanovile. Leetma seal segab pikakasvulist Marian Hristovi. Hristov on kõige pikem väljakumängija, ta kasvumeeter 92. Eestlaste väravahil Mart Poomil kasvumeeter 94. Kui siin Ivailo Petkov. Daniel Borimirov. Vastaste peatreener Plamen Markov tõi kindlasti õige käigu, kui lülitas paremkaitse kohale Daniel Borimirovi. Ja näete, kuidas kombineerivad bulgaarlased. Ja taas Andrei Stepanov lasi palli läbi, aga õnneks Mart Poom püüdis selle palli, luges olukorda väga hästi. Ja uuesti mängivad bulgaarlased läbi väravahi. No väravaht on eksinud, nii et kindlasti tasub väravahil rohkem peale käia, kui pall on tema valduses. Hristov viis mängu üle vasakule äärele, kus on Ivailo Petkov. Petkov palliga, teda katab Meelis Rooba. Petkov läheb. Stiljan Petrov. Marian Hristov. Pall on paremalt Dimitrovi käes. Ja Enar Jääger on kiirelt õigel kohal. Lööb palli auti. Oleme hätta jäänud Bulgaaria äärepoolkaitsjatega. Mart Poom palliga. Veel 7 minutit poole aja lõpuni. Oleme 0-1 kaotusseisus. Nüüd teenivad eestsed kristuslöögi Bulgaaria väljaku poolel. Siin lükatakse Kristjan Viikmed. Ja Marko Kristal on tõenäoliselt see mees, kes palli mängu paneb. Karistalas jookseb ka Andrei Stepanov, seal on Kristjan Viikme, seal on Andres Ooper. Aga ebaõnnestunult mängiti lahti palli. Tundub, et kohtunik fikseeris ka vea seal Bulgaaria koondise kasuks. Igal juhul eestlastel oli väga hea võimalus viigistada mäng, kui 1-1 läbi murde tegi Andres Ooper, aga bulgaarlaste väravaht suutis selle 1-1 olukorra tõrjuda ja oma meeskonna päästa. Stiljan Petrov ei saanud palli kätte, Allas oli enne platsis. Stepanov, Allas, sööt keskele Ooperile. Moskva Torpedo ründaja, Andres Ooper tuleb siia tagasi veel Sofiasse, sest tema koduklubi Moskva Torpedo mängib UEFA karikasarjas Sofias CSKA klubi vastu. Publik on pahane kohtuniku otsuse peale, et ta fikseeris Audi sisseviskeõiguse Eesti kasuks. Aga nüüd siis abikohtunik heastab selle ja fikseerib vea rünnakul uuesti Eesti koondisele. Hristov ja Borimirov omavahel. Borimirov andis tagasi Hristovile, teda katab Kristal, aga palli ära ei suutnud bulgaarlaselt võtta. Ivailo Petkov. Ette sööt Berbatovile. Ja viga võeti nüüd Dimitar Berbatovile. Noor 22-aastane Leverkuseni Bayeri ründaja, kes sel aastal Leverkusenis algkoosseisu ei mahu. Oma koondise karjääri jooksul löönud siis 10 väravat, viimati Leedu vastu. Dimitrov, Zoran Jankovic, Berbatov, Stepanov katab Berbatovit, Berbatov sai söötu anda sinna paremale äärele ja olukorra lipideeris Teet Allas. Pall aga jätkuvalt Bulgaaria meeskonna käes. 40 mänguminutit on nüüd täis tiksunud esimesest poolajast. Uuesti bulgaarlased palliga Ivailo Petkov, Iljan Stojanov, Borimirov, Dimitrov, Stiljan Petrov, Bulgaaria koondise kapten, Ivailo Petkov,
et pikalt kombineeritakse ja eestlased lasevad rahulikult mängida kombinatsioon, mis ja palju neile otsajoone. Et enne läks üle otsajoone, no viivitas kohtunik selle lipu püsti tõstmisega. Number 4, vasakkaitsja Ivailo Petko, Fenerbahce vasakkaitsja, enne mängis ta Istanbuli Sporis. Mart Poom mängis pikalt palli ette Kristjan Viikme suunas, aga ei saanud seda palli Andres Ooper. Allas, Petrov, Jankovic, uuesti Jankovic palliga. Petkovilt hea sööt Martin Petrovi suunas ja Andrei Stepanov likvideeris nüüd olukorra, aga mängis vea hinnaga bulgaarlase vastu. Nii et veel 2,5 minutit poole lõpuni. Stepanov tegi siin õigesti, et Petrov on temast tublisti kiirem mängija ja lükkas kergelt, tegi sellise taktikalise vea ära. Karistuslöök küll tuleb, aga see ei ole nii ohtlik, kui võinuks olla see Petrovi läbimurre. Publik siin Levski staadionil lainetab, omadele elatakse kaasa, publik on rahunenud pärast Bulgaaria kiiret avaväravat, kui palli juures on Stiljan Petrov ja Ivailo Petkov. Käib 43. mänguminut. Stepanov lükkas peaga palli karistusest välja, kauglöök. Nüüd Velisar Dimitrovi poolt, aga meie õnneks läks oma meetri aegu üle värava. Siin bulgaarlased nõudsid, et nurgalöök peaks olema, aga kohtunik näitas väga üheselt, et eestlased panevad pallimängu. No võitis selle kahevõitluse Dimitrov ja kaugelt oma 20 meetrit lõi siis Mart Poomi värava suunas. Number 10, Velisar Dimitrov. Ja jälle fikseeritakse rünnakul tehtud viga. Väga palju on neid kaasa jalgpallis kohtunikud hakanud vilistama just neid rünnakul tehtud vigasid, et kui vaadata näiteks tänase mängu statistikat, siis ma ei ole sugugi kindel, kas rünnakul tehtud vigu on vähem kui nii-öelda kaitsest rünnaku takistamisel tehtud vigu. Dimitar Ivankov, Stojanov. Need eks mõlemad meeskonnad praegu ootavad poolaja lõpuvilet. Käib 44. mänguminut. Ei kiirustaga bulgaarlased. Stojanov spurdib Martin Petrov, aga palli lõikas vahelt Teet Allas. Meelis Rooba. Väga hea sööt Kristjan Viikmele, kes peab siiski võitlema palli pärast ja järjekordne viga. Ja Kristjan Viikmele seletab seal kohtunikuga. Ja ilmselt midagi nüüd väljaku kohtunik oma abilisele ütles, millist kurssi hoida nii-öelda. Aga igal juhul selge on see jah, et väga kergelt fikseerivad need abikohtunikud väljaku kohtuniku eest vigu. Borimirov. Ja hästi praegu Dimitrov kaotas palli, eestlastel rünnaku võimalus, kas tuleb nüüd kiirrünnak, Kristal, no ei tulnud kauaks seda palli enda käes hoidma ja nüüd ei Enar Jäägeril muud teha, kui pall auti lüüa. Käib viimane mänguminut. Bulgaarlased palliga. Kristal. Plus sööta ette Viikme suunas. Berbatov. Ja 2 lisaminutit on esimesele poolajale veel otsa pandud. Stiljan Petrov, Berbatov. Pall on nüüd Urmas Rooba käes. Ja karistuslöögi annab siin kohtunik jällegi Bulgaaria kasuks. Haiget tehti siin Stiljan Petrovile. Nii et esimesel lisaminutil saavad bulgaarlased karistuslöögi õiguse. Palli juures on Zoran Jankovic ja meeskonna kapten Stiljan Petrov, kui Mart Poom juhendas seal oma mehi. 4 meest on
kaitsemüüris. Kes lööb peale, kas Stiljan Petrov, Zoran Jankovic või Martin Petrov? Stiljan Petrov lööb kaugelt. Löök oli tugev, läks väravast 1 meetri jagu üle, aga Mart Poom ka kontrollis olukorda, nii et midagi väga ohtlikku siin ei olnud. Ristnurka üritas siis saata seda palli Stiljan Petrov. Esimene lisaminut on nüüd täis tiksunud. 45 sekundit veel esimest poolaega mängida. Eestlased on 0-1 kaotusseisus 8. valikgrupi liidri Bulgaaria vastu. Nii et väga rahule me esimese poolaega jääda ei saa. Lisada seda veel juurde, et Andres Ooperil oli hea võimalus viigistada see kohtumine. Hristov. Zoran Jankovic. Jankovic palliga, vaatame, mis ta nüüd teeb Jankovic. Petrovile pall. Ja, väga hästi Teeta Allas suudab palli vahelt lõigata. 10 sekundit veel esimesest poolajast mängida. Stiljan Petrov. Jõuab Lindpere pallini. Ei, siiski Borimirov oli ennem ja suunas. Ja nüüd lõpetab kohtunik poolaja. Nii et oleme ära näinud siis esimese poolaja Sofias Bulgaaria ja Eesti vahel. Esimese poolaja Eesti kaotas 0-1, kui värava lõi 16. mänguminutil Martin Petrov. Teeme siit väikese vaheaja ja kohtume